räägin siis loo, kus ma olin kiusatav. Mind kiusati ja ma ei tahtnud enam elada. Mul oli tunne, et ma tahan iga päev, kui ma lähen sinna samasse kooli, ma tahan surra. Ma ei taha käia koolis. Ma ei taha minna sinna, kus ma olen. Mul ei olnud ei sõpru mitu aastat ega mitte midagi. Ühel päeval ulatas mulle sõber käe. Ta aitas mind igatepidi nii õppimisel kaasa kui ka sõpradega. Lõpuks ma saingi ennast jälle järjele. Ja nüüd ma seisan siin täna, homme, ülehomme ja igavesti. Ja ma olen saanud võitu oma kiusamisest ja kiusajatest. Kas sa teadsid, et üle 3 miljoni õpilase on kiusamise ohver iga päev? Või kas sa teadsid, et 4 õpetajast vähemalt 1 arvab, et kiusamine ei ole vale, mitte ei sega vahele? Sina saad seda arvu muuta ja sina saad segada vahele. Ära pane silma kinni. Kas sa tead, mis tunne on ärgata hommikul sooviga, et sa ei oleks enam kunagi ärganud? Jah, sa tead seda, mina tean ka. Aga kas sa tead, mida võib muuta üks ainus väike heategu või üks ainus väike hea sõna? Ei tea. See võib muuta kellegi elu täisväärtuslikumaks. Me ei pruugi võib-olla mitte kunagi kooli vägivalda peatada, aga me saame seda leevendada ja seda saad ka sina teha. Seega ma palun, et ära palun keera pilku eemale ega tee nägu, nagu sa ei näinud, kui sa näed, et kedagi kiusatakse. Palun, ära karda, astu vahele, sest et sina või olla just see, kelle väike heategu või väike hea sõna võib muuta kellegi elu täisväärtuslikumaks. Tee algust juba täna. Et kellegi kiusatakse, et tahad aidata teda, ole talle toeks, rõhuta tema positiivseid külgi, ole talle sõbraks, kui ta vajab seda. Kui sa näed, et kellegi kiusatakse, ütle seda õpetajale, vanematele või sõpradele. Ära hoia seda endas. Elu põhimõte on see, et kunagi ei tohiks alla anda. Sina seal, kes sa kannatad kiusamise all, otsi abi, räägi kellegiga, ära anna kunagi alla. Kui sulle on öeldud, et sa oled paks, kole ning väärtusetu, ära usu seda kunagi, sa oled ilus ning väärtuslik ning imeline. Kui sina oled see, keda kiusatakse, ole tugev. Ära arva, et sa ei ole väärt midagi. Jaga kellegiga oma muret, sest jagatud mure on pool muret. Kiusamine ei ole kogu, mis sa enda ennast teeb. Kas see teeb sulle elu rõõmu või ta lihtsalt tahab sulle head südametunnet tekitada. See ei ole lahe, kui sa kiusad. Kui sul on võimalus valida õnneliku elu ja hirmus istumise vahel, siis kumma sa valiksid? Kui valid õnne ja sul on selle leidmiseks abi vaja, siis küsi ja me leiame koos su murele lahenduse. Tunne täis naeratama panna on nüüd tegelikult parem, kui sa paned inimest kannatama. Kui sa kiusamist näed, ära pigista silma kinni, vaid mine ja aita. Ära muuda inimese elu põrguks, vaid paremaks. Ära ole kiusaja, ole kangelane.